tulemast minu uute vlogi ja ma olen selle vlogi alustamist edasi lükanud nüüd juba 3 nädalat. Või noh, ma alustasin ühe vlogiga, aga ma ei olnud rahul selle kaamera kvaliteediga ja lihtsalt ei ole saanud selle kaameraga sina peale. Absoluutselt mitte. Ja see on väga frustreeriv olnud. Ja ma lihtsalt otsustasin, et aitab, ma lihtsalt alustan selle vlogiga. Kvaliteet võib natuke kõikuda terve selle vlogi jooksul, aga ma üritan kogu aeg paika saada, sättida. Ma loodan, et ei tule midagi väga õudselt. Mis vahepeal huvitavat on toimunud, ongi see, et ma kolisin. Ma olen väga uhkes korteris praegult, aga see on tegelikult ajutine kolimine. Ma olen siin ainult mõned kuud. Aga selle aja jooksul ma tahaks seda korterit maksimaalselt ära kasutada. Ma tahan hästi palju uusi koduseid treeninguid siin filmida, Indarra jaoks ja retseptivideosid teha ja contenti teha. Ma olen mingi 3 kuud siin, ma arvan. Ma tulin korraks teise tuppa, seepärast ma sain aru, et seal vetsus nagu kajas nii räigelt lihtsalt. Ma võtan teid tegelikult ainult selle nädalavahetusega kaasa, ma arvan. Ja ma tahan teile rääkida igast erinevaid asju ja mis vahepeal teinud olen, mis vahepeal juhtunud on. Ja nagu minu tavalised vlogid ainult uues keskkonnas, natuke põnevam info. Selle kaameraga on nagu päris keeruline niimoodi, et iga kord, kui ma jõuan uute valgusesse, ma pean seda sättima, et see exposure oleks nagu okei. Nii et nagu sorry, kui see on tõesti siuke all over the place, aga ma ise ka õpin praegu. Thanks for being patient. Ma arvan, et olete kindlasti Instagramis näinud, praegult on väga viraalne trend, et on nagu lõikelaual, puidust lõikelaual on nagu söök, mingi liha, avokado ja siis seal on kirjas this and a hot boyfriend või midagi sellist. Oh my god, see valgus on nii halb. Nii et ma tulin Pepkosse lõikelauda otsima, et ma saaks seda trendi hakata järgi tegema oma ingliskeelsel kontol. Siin alla. Vaatame, kus leiame mõne ilusa. Kus oli täiesti fail. Nägid liiga odavad välja, aga ma vaatan Prismasse. Ma tulin Viru MyFitnessisse suht lambist, ma sõitsin ringi, mõtlesin, kuhu ma tahaks minna, aga ma ei ole päris kindel. Ja ma tulin siia, lõikelauda ei leidnud veel, lihtsalt kiire ülakehatrenni. Mul lihtsalt üldse ei ole täna nagu seda energiat või tuju, aga peab tegema. Shoppama, et leida mingid head juuksemaski. Ma lendama saab kohe otsa. Ma lihtsalt mõtlesin, ma tulen linna ja ma lähen kuskile kohvikusse nagu tööd tegema, sest ma kuidagi kodus ei suutnud ennast nagu motiveerida selleks. Aga oh my god! Mul lihtsalt ei ole seda tunnet, et ma tahaks nüüd täiega tööd teha. Aga ma käin poest läbi, mul tuleb üks uus retseptikatsetus täna ära teha ja siis mul terve homne päev on siis contenti tegemiseks. Ehk siis mul on vaja osta igasuguseid asju selle jaoks, nagu just söögiaineid ja mul on ikkagi vaja leida see lõikelaud. Nii et ma tegelen täna siis mingite selliste asjadega, et ma arvutis midagi suurt vist ei hakka tegema. See on lihtsalt nii suur erinevus naisena, hormoonide kõikumised ja kui on päevad, et nagu mul on siuke tunne, nagu ma olen täiesti erinev inimene, kes ma olen nagu enne päevade ajal. Mul kõht ei valuta, aga mul lihtsalt ei ole nagu energiat ja siukest mingi hullu rõõmu, et kõik ära teha. Surviving praegu. Aga ma tean, et see kestab veel ainult, ma loodan, et tänase päeva lõpuni. Või vaadake, kes siin on. Siin on Teddy.
Ja siin on Taco. Ma tulin korraks ja Emsi juurde. Tedi on 3-kuune beebi alles. Tedi! Nii nunnud olete. Ja seal on ka meil üks loomake. Räägin teile nüüd ühe saladuse, mida ma kasutan sisu loomisel oma ingliskeelsel kontol. Ma olen eestikeelsel kontol ka seda tegelikult kasutanud, aga seda teevad paljud treenerid. See on siuke hea väike häkk, mida saab kasutada, et rohkem silmi enda peale tõmmata, rohkem jälgijaid ja minna viraalseks. Nimelt, ma olen väga hoolega see suvi nüüd söönud ja üritanud kaalust juurde võtta. Tegelikult ka rohkem sellist võib-olla natukene räämstoitu, et siis keha nagu hoiab rohkem vett, et sellist nagu pehmet rasva lukk on ju. Ja tegelikult ma olen juurde võtnud 5 kilo praegu. Ikka nagu olen selles suhtes oma keha jaoks ja ma ei tunne ennast nii enesekindlalt. Aga see on selleks, et ma saaksin siis Instagrami jaoks teha nagu klippe, et nagu enne, milline ma olen, ja siis on mingi music drop ja siis ma olen väga shredded. Ma plaanin enne augusti lõppu tõmmata nagu täiesti kuivaks vormi, hästi ilusaks. Ma ei kavatse juua rohkem see suvi. Nagu mingi pokaal võib-olla siin-seal, aga nagu niimoodi, et nagu ma lähen mingi peole, midagi sellist ma absoluutselt ei planeeri hetkel. Te näete nagu natukene kõrvalt. Mu lemmikstatiiv läks just katki. Paar päeva tagasi, nii et mul on see mingi vana, väga ebameeldiv statiiv. Hi! Oh my god, why is your Telegram not working? Saate aru, lihtsalt lõpetasime kõne ära, me jäin voodi peale Insta scrollima. Crazy. Mul on siuke telosõltuvus lihtsalt. Toomas, mulle meeldib väga fansilt öelda, et ta nagu minu äripartner. Aga ma ei tea, kas otseselt saaks nii öelda, sest tema äri aitab minu äri. Ja siis ta hellab ja siis me teeme nagu check-in'e ja siis ta on ikka nagu, et kas sa teed content'i, kas sa teed tööd, kas sa teed seda? Või siis me teeme kuskil tööd koos. Me peame natuke dramaatilisemaid shotte tegema. Äkki teen teile väikse korterituuri ka, siis siin on esik ja siin on üks siuke väike, siuke ruum, kus on praegu mingi igast kola, voodi ja siin on nagu maailma parim töötegemislaud. Siin on pesuruum. Siin on siis see magamistuba, mis te olete siin juba mitu korda näinud. Ja siis elutuba, kõrged laed, väga mõnus. Ja sealt nagu ilusti mere peale. Täiesti imeline. Ja ma saan siin lihtsalt istuda ja chillida hommikus süüa. Nii, ma panen siia selle fisheye lensi peale. On see fisheye lens, mis ma just peale panin, sellega oli nii naljakas lugu. Ma postitasin oma story'sse Instagramis, et ma nagu kaotasin ära selle ja mulle üks meesterahvas kirjutas, et meil on siin peakontoris see lihtsalt nagu seisab ja ma võin sulle anda. Siis mul nagu, wow, mida asja? Ja ta töötas ühes elektroonikapoes, see oligi ühe elektroonikapoe nagu peakontor. Ja ma olin väga nagu imestunud ja mul oli väga hea meel selle üle. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kui ta mulle selle tasuta tahab anda, et ma valin nende poest mingi paar asja. Mul nagu nii oli vaja arvutihiirt ja mingid asja veel. Siis ma ütlesin talle, et kuule, ma võtan need ka, et kui ma kohale jõuan, et siis saaksid mulle tuua. Ja see mees oli täiesti võõras inimene minu jaoks. Ja siis ma sõidan sinna kohale, jõuan kohale ja see mees nagu tuleb sinna. Tead, Indra, teeme niimoodi, et ma annan sulle kõik need asjad tasuta, mis sa nagu tellisid ka, et las see jääb meie vahele. Siis ma olin nagu, oot, nagu miks, et sa isegi ei tea mind või me ei tea üksteist, et miks sa mind niimoodi aitad praegu, et nagu suur aitäh. Istun seal, see mees toob mulle tasuta SD-kaardi lugeja, arvutihiirega, ta tõi mulle palju parema arvutihiire kui selle, mis ma valinud olin. Ja siis andis selle fisheye lensi. Siis saate aru, mis ta veel mulle andis. Ta andis mulle tasuta selle sama poe 50-eurise kinkekaardi. Mida asja nagu, miks? Tundub, et ma meeldisin talle. Ja ma lihtsalt läksin ja sõitsin koju ja ta peale seda ei ole kirjutanud mulle, öelnud mitte midagi. Ma lihtsalt tänasin teda ette ja taha ja ongi kõik. Ja ma sain need asjad ja selle kinkekaardi eest ma ostsin nende poest siis filtrid sellele kaamerale.
sellised filtrid, need olid muidu mingi 80 €. Tänu sotsiaalmeediale mul lihtsalt nagu juhtuvad nii ägedad asjad, sellised asjad. Ja siis see kaamera ka praegu, kus ma filmin, sellel on muidu siis selline jalg, selline statiivi ots. Aga mul klient tegi palju lahedama statiivi asja siia. Ma näitan teile, ma panen teid niisama seisma. Sellise asja, mis muidu maksaks mingi 50 €, et osta lisaks sellele kaamerale, aga mu kliendil on kodus 3D printer ja ta printis mulle selle. Ma lihtsalt pistan oma kaamera nüüd siia sisse, ta seisab, et siis ma ei pea sellega nagu tegelema. Amazing, amazing. Mul on siis vaja hetkel vaadata üle paar nagu töö asja. Mul on see äpi arenduse värk on ju käimas ja mul on vaja sinna teha nagu programme. I'm updating you on the programs. I finished 2 programs right now and I'm adding more workouts to finish like another program. Can you please tell me and how is it going with the recipes? Paar tundi hiljem ja ma siin ikka laen asju üles. Ma panen need kõik siia YouTube'i, et ma saaksin need sinna äppi ilusti panna. Nüüd on 4 tundi hiljem ja ma olen ikka arvuti taga. Mis sa teed? Tööd peab tegema. Ma investeerisin. Ma ostsin Bitcoini. Ema käis korraks külas. Ta tõi mulle uue vetsu potiprillaua. Ma panen lihtsalt siin päeva kokku homseks, sellepärast et kogu homne päev on for content. Ja ma saan teile lähemalt rääkida, kuidas ma näiteks panen mingi contenti asju kokku. Üks üliäge asja, mis ma olen teinud, on niimoodi, et Claude iga esmaspäeva hommik kell 7 teeb mulle siis kokkuvõtte, mis Instagramis on minu nišis hästi toimiv, mis on kõige viraalsemad postitused, milliseid hukke ma võiks kasutada, et see on ülihea, ta annab mulle reaalselt mingi 5 head hukki, 3 postitust ja siis mida ma kindlasti ei tohiks teha, et see on nagu mega hea asi, mis aitab mul nagu nii palju paremini lihtsalt contenti planeerida. Ja ma võtan sealt väga palju inspiratsiooni, scrollisin räme palju veel ja ma tahtsin, et ema tooks mulle neid lõikelaudasid, et ma saaksin serveerida neid toite nagu lahedalt. Ja siis ta tõi mulle vähe veel sellise. Ma ei ole nii nunnu. Ma tõin veel lihaga kodust ära, et ma saaks seda oma küpsetada ja teha. Guys, and I really want to stick to it, so I'm going to try again. When I get paid from work, I'm just going to stack up on meat and I'm just going to put my money in that because I do think my health is the most important thing and I do think it's worth the money. Thank you so much for your advice. Obviously, I'll let you know in like a month. Keep me updated and if you need any motivation, just let me know. Yeah, thank you for sharing and keep me posted. Saate aru nagu nii lahe. Mu ingliskeelsel kontol nagu, mul on seal juba siuke nagu community kasvanud. Ja sealt heiti küll veits tuleb, aga oh my god, mulle kirjutavad naised, nad küsivad abi, nad räägivad oma teekonnast ja lihtsalt see, kuidas ma neid aitan nagu makes me so happy. Näitan teile korraks, millise kokkuvõtte Claude teeb iga esmaspäeval. Ehk siis what is working right now in your niche ja siis ta räägib kõik, mis praegu toimib. Igatahes ütleb mulle kõik asjad see ette ära. 5 real ideas to recreate this week, kõik hookid ja see on lihtsalt nii äge. Trending topics in my niche. Lihtsalt nii palju teeb mu tööd kergemaks, kui ma contenti planeerin. Sätsin ennast päevaks ilusti valmis, proovin rockida oma lokke
ja teate, mul hommikul oli lihtsalt väike dance session, sellepärast et ingliskeelsel kontol keegi kirjutas mulle how much do you charge for a meal plan, mis on nagu mul on hea meel, et seal kontol inimestel on tõesti huvi ja nad tahavad osta nagu teenuseid. See ongi goal muidugi. Ma tulin korraks koju, et midagi süüa, sellepärast ma pean trenni minema. Jah, mul tegelikult ei ole üldse söögiisu. Ma sõin mingi 7 tundi tagasi. Nojah, ma jõin seda kohvi ka vahepeal. Ma panen elektrolüüte vette ja need on kõige rõvedamad elektrolüütid, mida ma elus söönud olen. Aga lihtsalt need on mul viimased ja ainukesed, et ma tarbin ära. Ma panin siia 3 maasikat ja peotäis mustik. Ma ostsin selle valge kleedi ära ikkagi. Ma reaalselt kõndisin sealt poest mööda ja siis ma nägin seda seal akna peal ja siis ma läksin kohe sisse müüja juurde, ütlesin, et kus teil see kleit on? Ja lõi ainult S ja L järgi. Ja see S läks mulle väga hästi, nii et ma ostsin ära. Ja see oli ka müügifaktor mu jaoks, et see oli 100% cotton. Tulin Järvemai fitti. See on trenni fit. Mu EMS ütles mulle üks päev, et Eesti maasikad juba saavad otsa ja mul tuli nii suur paanika sellepärast, et ma ei ole mitte ühtegi maasikat veel söönud see aasta, nii et ma sõin kodus paar tükki ja siis ma ostsin ise ühe väikse paki ja kuna ma sõitsin siit turult nagu nii mööda, siis ma tulin võtsin siit turult ja nagu mingi 7 euri kilo ainult, ma muidu ostsin eile kuskilt või üle-eile mingi 14 euri kilo, nii et a win is a win. Vot, ma ei olegi tegelikult täna postitusi veel teinud ja ma lihtsalt alustasin, et see mul Canvas need karussellpostitused ja hakkasin neid kokku panema. Ja meil tegelikult homme on üks ettevõtjate kokkusaamine nagu The Circle'iga, aga nad tahavad joosta 5 kilomeetrit ja mulle üldse ei meeldi joosta, nii et ma mõtlen, et kas ma tahan sinna minna. Mis suren? Samas nagu lahe oleks teile ka contenti jaoks värki. Ma olen nii maas, kui aru saab. Suht raske on olla. Aga ma pean veel mõtlema. Ma teen iga õhtu näomassaaži. Näitan teile veits, mida ma teen. Ja mulle meeldib followda Anastasia videosi. Kindlasti olete näinud. Panen sellised silikon teibid nagu õhtuks näkku. Nagu natuke on see kurjuse kortsu asi, et mul peres nagu kõigil on. Mina ei taha seda absoluutselt. Nii et... Eks tegelikult on kõik protseduurid ja igast asjad on olemas, et ei pea kohe sinna botoksi juurde minema, aga enamus ikkagi lähevad ju sellepärast, et see on kõige mugavam, et sa ei pea nagu tegelema selliste asjadega. Aga nagu ma sain aru, et ma reaalselt nagu nii õhtul mingi istun telos, scrollin rohkem kui tund aega mõnikord. Ma võin ju vabalt teha see 20 minutit mingi peamassaaži, näomassaaži, teibid panna. See ei ole mitte midagi crazy't ja tegelikult see on nii väike aeg.
Kapet kasu! Tere hommikust! Mul juba 3. masinatäis peseb pesu. Ma kogun ennast, et sinna jooksule minna. Mul on natuke nagu närv sees, sellepärast ma kujutan ette, kuidas ma vastu pean. Aga ma vaatasin, et siin on 70 inimest ennast kirja pannud. Aga sellega on niimoodi, et meie ettevõtjate grupis on ainult mingi 20 midagi inimest. See on siis ühine üritus ühe jooksuklubiga. Mul öeldi, et saab ka shortcut'i teha, nii et jääme ellu. Ma lihtsalt nii naudin selliseid nädalavahetusi, kui ma nagu olen üksinda, on ilus ilm, ma saan oma asju teha, ma ei tarbi alkoholi, et ma saan ilusti puhata. Nagu see on nii mõnus minu jaoks. Ma niimoodi olen omas mullis kogu aeg. Kus meil on filminud? Tere, see on Nikita. See ei filminud. Ta tegi The Circle'i, nii et kui te olete ambitsioonikad ettevõtjad, siis... Kui teil on six-pack, siis... Siis! Tegelikult. Lihtsalt on 2 tundi järjest. Ma proovin survive'ida. Ma suren. Ma olen nii maas, kui olla saab. Aga ma ei ole kõige viimane. Aga suht raske on olla. Pidin telefoni võtma kaasa filmimiseks, sellepärast et sellel kaameral on see kimbo ots ja ta ei tohi saada nagu kõvat põrutust. Phone cam nagu vanasti. Teised on kuskil ammu juba. Ma vaatasin, Balta turg on siin ja ma käin siis Võtsuus ja ma käin turul ja siis ma lähen oma auto juurde tagasi. Ma olen siin laagri Selveri juures praegult, et eile Indarra gruppi siis üks Indarraka Stella kirjutas, et toimuvad mingid need kodukohvikupäevad siin ja ma mõtlesin, why not, et ma tulen siis vaatama, sellepärast eile terve päev vaaritas, et siin müüa koos oma mehega ja ma olen vaatama, mis nad head tegid, sellepärast et mees on kokk. Nii nad on siin sellise nunnu truckiga. Stella, ütle tšau! Mis te head pakute siin? Mida sa soovitad mulle? Barbecue veisesandwich. Ma siis ei alustanud soolasega, vaid küpsise sandwichiga. Pidin teedel olema, aga Stellat ikka peab supportima. Ma kõnnin tagasi auto juurde, kõht on lihtsalt nii täis ja nad on nii nunnud, Stella ja ta boyfriend seal kukkisid ja askeldasid. Ma peale seda jooksu ma tundsin, et ma olen täiesti energiast üheks imetud. Sõitsin selle tõupsiga autoni, aga ma loodan, et vaikselt tuleb tagasi. See küpsis andis mulle küll powerit veits. Teate, see jooksmine tõmbas mind nii läbi lihtsalt, et kell on alles 2. Ja ma ei tea, kuidas ma peaksin jõudma mingid asju ära teha. Mul peseb juba mingi 4. masina täis pesu. Ma veits koristan täna. Siis läksid üles uued Indarra retseptid. Ma panin need lehele ja nad lähevad homme. Ja need on väga maitsvad. Sardiini tipp sobib ülihästi neile, kes tahavad neid sardiini kõiki kasuliku omadusi, aga kellele ei meeldi neid lihtsalt puhtana süüa. Ma tegin sükse segu, mida saab panna leiva peale või niisama süüa või panna toidu kõrvale. Lõhevardad, oh my god, need on nii freaking head, vürtsikad lõhevardad. Need on lihtsalt ülihead grillile panemiseks, praadimiseks, lihtsalt salat kõrvale, ideaalne. Viimaseks siis virsiku ja burrata salati. Need on kõik nii maitsvad. Mulle meeldib, et siin korteris on lihtsalt nii palju kohti, kus ma saan nagu olla ja tööd teha. Ja see diivan on nii suur ja mugav, et siia võibki jääda. Mul on veel vaja teha täna kliendile treeningkava homseks. Meil on siis treenike homme koos. Ma panen uue nädala plaani paika, trennid paika ja siis tegelikult ma hakkangi nüüd ju panema kokku juba septembrikuu väljakutset, sellepärast et ma lähen jälle augusti lõpus nagu reisile. Augusti viimane nädal, kus ma tavaliselt teen kõige rohkem nagu väljakutse jaoks ära, aga nüüd mul peab kõik juba varem täielikult valmis olema, sellepärast et kohe augusti alguses hakkab väljakutse, mis tuleb kindlasti olla väga epic. Ma otsin praegu pilte, mida võib panna Indarra sünnipäevakutse nagu meili ja nagu vaadake, kui ilus eelmine aasta. Nii kenad pihvid lihtsalt koos.
nagu nii mõnus, see party oli nii mõnus, can't wait, et see aasta jälle. Ma armastan vaadata Tam Kaur vloge, sest et mulle täiega meeldib tema editimisstiil. Ma vaatan ta vloge, see on nagu üks mu lemmikuid ajaviiteid, aga samas see nagu natuke works, ma saan nagu inspiratsiooni, kuidas enda vloge seda ma vähemalt ütlen endale enda peas. Ma ütlen teile ausalt, ma teeks praegu ükskõik mida muud, kui et seda, mida ma hakkan tegema. Nagu ma rääkisin teile reedel juba, et mul on vaja teha seda riili, kus on nagu lõikelaua peal need toidud ja siis seal on mingi tekst peal. Ma tean, et kui ma ei tee seda kohe ära, siis ma ei tee seda mitte kunagi ära ja see liha lihtsalt läheb kõik halvaks mu kapis. Aga ma arvan, et see on minu jaoks hea, et ma praegu ikkagi sunnin ennast tegema praegu, sellepärast, et see kasvatab mu iseloomu ja mu karakterit. Ja see on väga vajalik selle jaoks, kuhu ma elus tahan jõuda ja kuhu ma lähen. Nii et I'm not a little bitch. Nii, mul on siin hunnikuga veiseliha. Ma panen ta kõik ilusti taldrikule, maitsestame ära ja siis ma pean selle lihtsalt ära praadima. Veisekuubikud. Ma lihtsalt võtsin selle toidu nüüd ja tõstsin ümber teisele taldrikule, et saada nagu teistsuguseid klippe. Ja ma arvan, et ma lõpetangi siin siis selle vlogi. Mul on nii hea meel, et ma sain testida oma uue kaamera ära. Kindlasti anna mulle teada, kuidas sulle meeldib. Ma tean, et mõned klipid on nagu täiesti erinevate värvidega, aga ma arvan, et sellest ei ole hullu. Aga anna mulle kindlasti kommentaarides teada, kuidas sulle meeldib. Natuke teine stiil on mul filmimisel, kas sulle meeldib see kaamera kvaliteet. Ja kindlasti ka, kui oled retseptidest huvitatud ja kogukonnas, siis kõik lingid leiad siit video alt. Ja ma soovin sulle kaunist päeva. Tšau!